Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett 69 teadustoimetaja ja selgitan teile, kuidas määrata erinevaid mineraale ja kivimeid. Siin laual on 10 geoloogilist pala ning mul on vaja igaüks panna endale vastava nimesildi juurde. Õnneks on kasutada ka abimaterjal, millele tugineda. Abimaterjali järgi saab jagada neid palasid kivimiteks ja mineraalideks, kusjuures mineraalid on üheilmelised, samas kui kivimid on mitme erineva mineraali segu. Võtame esmalt ette kivimid. Nagu infomaterjalis öeldud, on nende koostises erinevaid mineraale ning nende välimus on varieeruv. Seetõttu võiks nad olla visuaalselt küllaltki hästi eristuvad. Näiteks see tükk siin, mis näeb välja just kui oleks see põlenud, on, kui täpsemalt uurida, graptoliitargiliidi põlenud tükk. Ehk siis see on kõrgel temperatuuril osaliselt klaasistunud materjal, mis sisaldab põlenud orgaanikat ja savimineraale. Tõepoolest võime märgata, et siin on klaasistunud kohtasid, näiteks seesama kollane osa siin, ning on öeldud, et selle suhteline tihedus on kerge ja tõepoolest see proov tundub käes olevat pigem kerge. Seega võime öelda, et siin on tegemist põlenud graptoliitargiliidi tükiga. Paneme selle omale kohale. Järgmiseks uurime näiteks seda tükki. Käes tundub see pigem tihe ning see on sellise teralise koostisega. Juhendit uurides sobib selle kivimiproovi kirjeldus näiteks šamott-tellisega ehk siis kuumakindla ahjutellisega. On öeldud, et see on põletatud rauarikas savi ja tõepoolest see punakas värv on üks tunnistusi sellest, et siin sees võib olla palju rauda. Seega võime eeldada, et tegemist on šamott-tellise tükiga. Paneme selle mineraali šamoti kohale. Vaatame lauale edasi. See järgmine tükk siin näeb välja nagu tegemist oleks saviga ning sellel on värvuselt selline sinakas varjund. Uurides juhendit leiame, et seal on olemas sinisavi. Kusjuures juhendis on kirjas, et selle suhteline kõvadus on pehme. Proovime, kas me näiteks saaks seda küünega kriipida. Ja tõepoolest, küünega on võimalik siia kivimile jutt sisse tõmmata, ehk siis inimese küüs kraavib seda kivimit. Uurime korraks moosiskaalat, mis meil samamoodi antud on. Sõrmeküüs on tõesti siin skaala pigem alumises otsas, kuid kui juba nii pehme asi nagu sõrmeküüs suutis seda kivimiproovi kraapida, siis on tõesti tegemist väga pehme kivimiga. Seega võime nüüd küllalt kindlalt eeldada, et tegemist on sinisaviga. Järgmine proov, mis näeb väga kivimi moodi välja, on see tükk siin. Peale vaadates tundub nagu paekivitükk, kuid siin on sellised kuldsed terad sees. Ja tõepoolest, ka juhendis on kirjas, et meil võib laual olla lubjakivi püriidiga. Ehk siis meil on settekivi, mis koosneb karbonaatsetest mineraalidest ja selles on püriidikristalle. Püriit on rahvasuus tuntud kui kassikuld ja seetõttu on püriit siin juba visuaalselt küllaltki hästi eristatav. Kuid selleks, et teha kindlaks, kas tegemist on siis kaltsiumkarbonaadiga, võime teha sellise katse. Panen kätte kindad ning tilgutan siia peale veidi lahjendatud soolhapet. Kui tegemist on kaltsiumkarbonaadiga, mis on aluseline kivim, siis peaks see reageerima happega. Kohe vaatame, mis juhtub, kui seda siia peale tilgutada. Ja võime näha, et see koht, kuhu tilk pandud sai, hakkab veidi vahutama, ehk siis meil toimub siin reaktsioon. Ja antud hetkel võib siis eeldada, et tegemist on happealusreaktsiooniga, mis toimub siis kergelt aluselise kivimi ning selle happe vahel. Seega võime väita, et meil on tõepoolest tegemist lubjakiviga ning visuaalselt näeme, et siin on püriiditükke. Paneme sellise oma kohale, ehk siis lubjakivi püriidiga. Vaatame laual edasi. Sellel tükil siin on sees sellised valged terad. Need tunduksid olevat mingisugused fossiilid. Ning uurides seda kirjeldust, siis klapib see kukersiidiga ehk siis põlevkiviga. See on Eesti suur au ja uhkus ning tõenäoliselt on kukersiit ehk põlevkivi just nimelt see põhjus, mis pärast on teil võimalik praegu seda veebisaadet vaadata. Elekter, mida Eestis toodetakse, tuleb ju suuresti just nimelt põlevkivist. Seega oleme määranud selle kivimi edukalt ning paneme selle oma kohale. Viimaks on meil lauale jäänud üks selgelt kivimi tunnusega tükk. Siin on näha palju fossiilseid jäätmeid ning need fossiilid tunduvad olevat ühesugused. Ka juhend väidab, et Oobulus liivakivi on selline liivakivi, kus on sees just ühe spetsiifilise liigi fragmente, ehk siis seal on ungula ingrika fragmente. Ja tõepoolest, teistsuguseid me siin sees ei näe
kuid samas on näppude vahel tunda, et selle väga hapra kivimi vahelt pudeneb liivaterasid välja. Ehk siis võime väita, et tegemist on hoopulus liivakiviga. Paneme selle oma kohale. Nüüd võtame ette mineraalid. Siin tabelis on kirjeldatud 4 mineraali ning neil on kohati sarnased kui kohati ka erinevad omadused. Näiteks tihedused on barüüdil ja püriidil selgelt suuremad kui kaltsiidil ja haliidil. Ja tõepoolest, kui neid tükke siin laual kätte võtta, siis on tunda, et see tükk, mis siin on selgelt raskem teistest oma suuruse kohta. Ehk siis võime öelda juba käe järgi, et see mineraal siin on suurema tihedusega. Nüüd, kas ta on barüüt või püriit? Tegelikult enne me juba nägime korraks püriiti. See on seesama kassikuld, mis siin paekivi tüki peal on. Ja need on visuaalselt täiesti erinevad. Seega võime öelda, et antud mineraaliproov on barüüdi oma. Paneme barüüdi oma kohale. Laual on nüüd jäänud veel 2 mineraaliproovi ja vaadates seda tabelit võime eeldada, et tegemist on kaltsiidi ja haliidiga. Kuid kumb on kumb? Vaatame kõigepealt nende keemilist koostist. Kaltsiit koosneb kaltsiumkarbonaadist. Enne me juba seda tegelikult käsitlesime, siis kui me uurisime happega reaktsiooni selle paekivi tüki peal. Proovime, kui me näiteks sellele tükile natukene hapet samamoodi peale tilgutame. Paneme uuesti kindlad kätte. Ning laseme ise pipetist veidi vahjendatud soolhapet peale. Ja taaskord võime näha, et see soolhappe tilgake hakkab vahutama. Ja sellest võin eeldada, et see mineraal on aluseline. Ja antud hetkel on aluseline mineraal just nimelt kaltsiumkarbonaat, ehk siis kaltsiit. Paneme selle kaltsiidi koha peale. Ja viimaks on meil vaja kindlaks teha veel vaid see üks mineraal. Kuid kuidas nüüd veenduda, et tegemist on haliidi ehk siis naatriumkloriidiga? Naatriumkloriid tuleb ju küllaltki tuttav ette. Seda kasutame kodus söögi valmistamisel. Alati ei pea asjad keerulised olema. Ja geoloogid kasutavad teinekord kõiki oma meeli selleks, et mineraaliproove määrata. Miks mitte ka näiteks maitsmist. Tõepoolest, see on väga soolane. Ehk siis võime öelda, et tegemist on nii-öelda tavalise lauasoolaga. Antud hetkel on siis tegemist kivisoolaprooviga. Tegemist on haliidi ehk naatriumkloriidi tükiga. Ning kõik 10 pala on edukalt määratud. Ja täpselt nii lihtne ongi tuvastada mineraale ja kivimeid.